2020. aasta koormusmatk tõi naiskodukaitsjad Mulgimaale. Algselt kevadel toimuma pidanud võistlus lükkus kesksuveks edasi, mis korraldajate ega naiskondade koormustaluvust ei mõjutanud. 1. juulikuu lõpu reede õhtul olid kõik ringkonnad välustest stardiks valmis. Milline on seekordne rada? Rada peaks olema päris huvitav. Esimene pool rajast on märjem, raskemini läbitav, teine pool rajast on natukene ilusam. Seekordne stardijärjekord lasti paika. Suurimad silmad kogunud võistkond valis kellaaja, millal teele asuda. Mis ootab ees kontrollpunktides? Kontrollpunktid, ma loodan, et on päris huvitavad. Saab vett ületada, kõrgustesse saab minna, saab joosta, saab sõdurioskuseid. Peaaegu pooled punktid on pigem militaarsed. Kui varustus kontrollitud, esimene punkt kaardil paika pandud, grupifoto tehtud, anti võistkondadele start ning asuti teele. Nagu lubatud, siis ees ootas sõdurioskuste kontroll. Kas ma võin tal kiivri ära võtta? Seda verejooksu peatada, siis vaata, proovi, kas sa saad kiivri kätte. Ma muidu vist ei võtaks. Ma ka ei võtaks. Esmaabi andmine, julgestamine, võitleja transport tule alt ohutusse alasse, aga ka kiirevoolulise jõe ületus kummipaadil, mis vee peal ei olnudki nii lihtne, kui kaldalt paistab. Kuidas paati istudeks? See oli liiga ootamatu, teised olid kuidagi nagu kergemini minevad, aga sõudmine lõi pahviks seekord. Ma ütlen siis igaks juhuks üle, et te olete Saaremaad. Just, me oleme Saaremaad. Mis kõige lihtsam oli? Sõdurioskuste kursuste ülesannet, sellepärast, et meie kahekesi just käisime Tartu maleva juures tegemas SPK-d ja kõik oli meeles. Mida järgmiselt koormusmatkalt ootate? Vähemalt siis sama head korraldust, et see aasta oli tõesti väga hea korraldusega minu arust see. Ja võib-olla natuke vähem võsa ja soid, et nüüd sai küllalt nendest. Vaheldus oleks tore, aga tõepoolest, et ma ei tea, kas selle aastast korraldust on võimalik üle tõmbata. Väga selline mõnus õhkkond oli igal pool. Just. Seekord viisid saarlased võidu mere taha. Teine koht läks Raplamaale ning 3. Valga ringkonna võistlejatele. Milline loodus ja millised ülesanded ootavad ees järgmisel aastal, on Tallinna ringkonna otsustada.